Tšau kõigile, täna jälle Merka siin ja nagu lubatud, siis täna ma teen video sellest, mida kingiti mulle beebipeoks või noh, et mida kingiti minu tulevasele pisikesele tulevaseks eluks. Aga jah, täna mul on need asjad siin kõik kaasas. Ma pidasin beebipidu 1. juunil. Täna on nüüd küll juba 10. juuni, kui ma filmin seda, et võtsin ennast käsile ja teeme selle lõpuks ära. Jah, ja alustame siis, ega siin midagi ei olegi ja ma näitan siis kõike või noh, ma proovin näidata kõike siis, mida mulle beebipeoks kingiti, kuigi mõned asjad ma olen võib-olla juba selle ajaga ära söönud. Aga esimeseks asjaks on siis selline, see on näha ka üldse või? Selline kott ja siin sees minu armas kallis sõbranna Soomest, kes ei jõudnud minu beebipeole, saatis mulle sellise nunnuboksi ja siin on need roosid, mis püsivad aasta aega ja siis siin on kirjutatud Baby Boy by Bloomin. Ja need kehtivad siis aasta aega ja siis ma saan need ilusti kapi peale panna ja need on üliarmsad siuke sametist vaas. Võt. Aitäh sulle, Helis, nii ilusad. Nii, mis me siit järgmiseks siis võtame selle. Nii, mina isiklikult tean, kes mulle need asjad kõik kinkinud on, aga teile ma seda ei ütle, seepärast, et teile see nagu nii midagi ei ütleks, eks ole. Aga teeme selle lahti või noh, võtame siit seest kohe. Nii, see lõpp kõrvale. Ja siin sees on siis beebi termomeeter, sellega saab siis palavikku mõõta, saab veetemperatuuri mõõta, toidu soojust, mis veel, ma ei tea, igasuguseid asju. Ja see on siis selline, et ei pea panema kaenla alla beebile, vaid on niimoodi, et nagu puudutad siis kas otsaisist või saab seda kõrva panna, et ei ole seda, et kui pisike beebi sul kodus mingi vähkleb, on ju, et siis on raske temperatuuri mõõta, vaid et see nagu toimib paari sekundiga, ütleb selle vastuse ära. Võt. Aga selline siis välja näeb. Ma ei tea, kas see töötab praegu. Vaatame. Siia tuleb patareid panna vist, on ju. Eks ole. Ja siis selle nii-öelda paned siia kõrva vastu või paned otsaisise vastu ja siis ta peaks suhteliselt kiiresti selle temperatuuri ära ütlema, et kas laps on haige või siis laps ei ole haige, et kas on vaja arsti juurde minna või ei ole vaja arsti juurde minna, eks ole. Võt, et ma arvan, et see on päris vajalik asi ja seda ma endale tahtsin ka ja selle ma saingi. Nii et väga tore. Üks asi läheb vähemalt nimekirjast maha, on ju. Nii, siin oli selline väike asi ka kaasas, kuhu selle sisse saab panna, et reisile kuskile kaasa võtta, et päris nunnu. Nii, aga liigume edasi. Meil on siin, mis kott meil on siin? Järgmine kott. Nii, ja siin sees siis on täpsemalt mai. Ei, jam, mul näitab tagurpidi. Ja siin on beebiriided ja teeme selle koos lahti, ma pole täpsemalt vaadanud, mis siin täpsemalt siis sees on, mida ma kasutada saan. Nii nunnu, kõik nagu sobivad kokku oma vahel. Beebipõll on siin selline kutsaga, väga armas. Siin on sellised pehmed papud, mis on nagu oppinud. Mis see siin sees on? Siin on vatt sees nagu täiteks. Ma mõtlesin nagu päriselt ongi nii pehmed. Aga jah, nii armas. Siis siin on mütsike. Selline. Väga vinge. Siin on, siit lendab midagi. Need käivad vist kätele, et laps oma nägu ei kraabiks. Ma tean ka midagi, on ju. Siin on siis väike podi. Oi, selline sinine tiguga. Väga armas. Ja siin on veel, siin on 2 asja veel. Ja siin on selline väikene
pluus ja vaadake, siin on sellised püksid ka kaasas. Nii äge, täiega lahe komplekt ju. Kuna sõbranna, kes mulle kinkis selle, tal on endale lapsed ka, siis ta pani mulle kaasa nagu enda neid riideid, mida ta ei kasuta enam, sellised poiste podid ja asjad, et mulle on need väga kasulikud, nii et aitäh. Ja siia pani ta mulle veel kaasa ühe lutipudeliga. Nii et väga armas sulle. Thank you. Ja siin on Kaspari poolt ära söödud šokolaad, millest ma ei saanud mitte ühtegi jampsu. See on tavaline. Ja siit on teise sõbranna poolt üks väga nunnu kingitus ja see näeb välja selline. Ja see on siis nii-öelda see mähkimisalus lapsele, et saab kaasa võtta. Käib lahti ilusti, selline pehme, võib märjaks saada ja seda on hea siis kaasa võtta ükskõik, kui sa lähed näiteks ja paned selle alla, et siis nii-öelda midagi ei lekiks ja lapsel oleks hea pehme ja soe ja mugav. Et see on väga lahe asi ja me nagunii Kaspariga igal pool sõidame kogu aeg Tartu ja Tallinna vahet, et väga lahe asi, mis nagu võiks olemas olla, kui me kuskil kodust eemal oleme nii-öelda. Ja sellega kaasa siis tuli selline ja siit ma pealt lugesin. See on siis mähkmekott, et siin saad oma väiksed armsad beebimähkud kaasa panna. Et selline hästi ilus kott, et muidu on siuks igal pool laiali mingi värki-särki otsi neid, aga siin on nad ilusti kõik ühes kohas, et väga armas selline komplekt. Aitäh, mulle väga meeldib. Ja järgmiseks asjaks on selline asi, mida ma ise väga tahtsin ja see on siis nimelt beebimonitor. Siin saab panna lapsele ka muusikat, kui sa oled eemal, siis teda vaadata. Siin on nagu see öösel saab teda vaadata, et oleks näha ja siin on veel laetavad patareid. Siis see näitab veel temperatuuri ka, et see on väga lahe asi. Ma hullult tahtsin seda, et ma olen praegu ka maal ja et kui ma maale tulen, et siis ma saan nagu väljas toimetada, et laps saab nagu rahulikult sees magada või mis iganes. Et ma arvan, et mul on natuke kindlam tunne, et kui ma näen teda ka, et okei, ta teeb häält ka, aga just, et ma tahaks nagu näha, et kas ta nagu ikkagi liigutab või mis iganes, ma ei tea ju, on ju. Aga mulle tundub, et see monitoriga beebi asjandus on väga kasulik ja ma loodan, et mul läheb seda vaja. Kindlasti läheb seda vaja. Et aitäh sulle, kallis venna. Aga järgmine asi ka, mis venna kinkis, on see lahe asi, mida ma tahtsin tegelikult juba endale ammu tellida ja minu arust see on väga vajalik. Ja see on selline, et saad käru külge oma telefoni panna. Ja minu arust see on väga vajalik asi, sellepärast tänapäeva nutimaailmas on ju. Minu arust see on palju nagu turvalisem, kui sul see telefon on seal vankri küljes, kui see, et sa kogu aeg hakkad seda, ma ei tea, taskust või ükskõik kust kohast otsima või vaatama, et sa vähemalt näed, kes sulle kirjutab, kas on mingi tähtis asi või ei ole või keegi helistab, et mitte see, et sa hakkad nüüd kuskil otsima teda mingi keset teed või asja, on ju. Et minu arust see on nagu väga vajalik asi ja väga lahe kingitus. Ma teen selle lahti, ma pole seda vaadanud ennem. Nice. Siin on selline krõpsuga tagant, et see nagu on reguleeritav. Ja siis siia saad oma telefoni kinni panna. Lahe. Siit nagu läheb laiali ja siit läheb kinni. Siin all on sellised väiksed jalakesed ka, et saab telefon
nagu toetada. Nii äge, ma olen nii rahul sellega. Ja siin kingipaki juures oli veel ka siis selline turvatooli kile, mida siis saab panna turvatooli peale, et lapsele ei sajaks vihma näkku. Ja mul ei olnud seda. Ja see peaks ilusti minema. Ma arvan, et see on mingi suht selline, läheb kõikidele turvatoolidele peale enamasti. On päris suur. Nii et väga vajalik asi. Ja talvel on see ka hea, kui mingit lund ja asju sajab ju. Lahe. Saab hingata ka vähemalt. Võt, aga nii äge. Ja siis venna kinkis mulle komme ka, aga nagu arvata võib, siis Kaspar tegi selle paki lahti ja sinna nad kadunud ongi. Nii et nii palju sellest. Aga aitäh, kallis venna, nii äge. Ja üks asi oli veel paki sees. Oli selline jänku, mis laulab. Ma tõmban siit natuke. Tõmbad siit püksist. Nii armas ju. On ju. Selle saab voodisse panna või ükskõik kuhu, et võib-olla kui ta natuke tusasem on, siis panna talle natuke muusikat ja loodetavasti ta jääb rahulikumaks. Et väga nunnu, siit saab nagu riputada teda ka igale poole. Nii armas on ju. Aitäh. Nii nunnu, nännu. Järgmine kingitus, mis mulle siis kingitu või Peepsule kingiti, on siin selline Sofi, täpsemalt loen, ma ei tea, mis see on. Närimislelu. Ja sõbranna ütles, et see pidi väga populaarne olema, et paljud lapsed vist armastavad seda. Et siis, kui hambad arvatavasti tulevad ja asjad, et siis päris kasulik asi. Aga ma ei oskagi selle kohta midagi rohkemat öelda, sellepärast, et eks aeg näitab, et katsetame ja proovime ja teeme lahti. Teeme lahti ka, mis jama see on siis, on ju niisama. Sofi. Okei, see on nagu, ma arvasin, et see on kõva, aga see on nagu siuke pehme kumm. Seda ammustaks isegi. Ja häält ta ei tee, mis on vist hea, sest lõpuks hakkavad kõik hääled närvidele käima. On nii emmed, on ju. Aga jah, selline ta on. Ma loodan, et mu pisikesele meeldib siis selline väike kaelkirjak. Jah. Thank you. Nii, mis meil siin siis veel on? Siin on ühed kommid või ühed asjad, mida Kaspar ei saanud kätte. Ma pean laskma tal need ära süüa, enne kui need halvaks lähevad, on ju. Ise ka ei söö ja teistele ka ei anna, eks ole. Selline ma olen, on ju. Nii, ja siin on veel ühed õhupallid, mis olid kuskil paki sees. Ja siin on veel laste šampus. Minu jaoks väga isu äratab. Ja siin on siis Kaspari emme poolt on siin ka väiksed sellised sokikesed. I love mom and dad. Nii armas. Appi, nii imelik mõelda ikka, et ma juba varsti 6 aja pärast sünnitangi. Nii vahva on ju. Nii, aga ma tahtsin näidata ka sõbranna tema andis ka mulle kotitäia siis enda lapse riideid. Tal on ka pisike Peepsu, sai nüüd alles 6-ajaseks. Nüüd on juba 6 möödas. Aga siis ta andis mulle need nagu kotitäis riideid ja nagu siin on nagu kõike. Nagu podisid, asju. Ma ei hakka vist üksikult täitama. Aga jah, selles suhtes, et jah, riideid mul enam vaja kindlasti ei ole ja nagu ütleb Kaspar, siis lapsel on praegu rohkem riideid kokku kui tema terve elu jooksul ja ma ei kujuta ette, kuhu ma pean need panema. Enamus asju mul on juba keldris, aga ma loodan jah, et minu sõbrannadel, kellel veel ei ole lapsi, tulevad ruttu lapsed, sellepärast et mul on ka vaja neid asju kellelegi edasi anda, eks ole. Ja üks kingitus ongi veel ja see on siin.
ja see on ilusti ära pakitud ja ma ei tea, mis siin sees on. Ja see on üpriski raske. Ja siin on nii armas kaart peal, mille ma olen suutnud ära mäkerdada. Ui, juba. Sest nad olid autos mul vahepeal. Ja mis see kirjutatud siis ilusalt on. Armsad Merka ja Kaspar, ootusaeg on peagi läbi ja väike vägilane on peagi teiega. Toredat ootusaja lõppu ja edaspidiseks vahvat koos kasvamist. Sobivad Siki, Eli ja Maret, ninnu. Mis mu sõpsikad siis Peepsule kinkisid. Saaks ma seda lahti ka siis kuidagi. Okei. Tikke. Jaksi. Nuga. Emme. Ja nüüd ma pean üles tõusma, sellepärast ma ei saa seda pakki lahti ja ma olen siin päris tükk aega istunud, nii et mul on raskusi juba üles saamisega, aga ma lähen. Ma annan endast parima. Jah. Avame selle pisikese kaunitori. Mis on? Mis siis on? Kui lahe! Mul oli vaja seda. Kutsud piiluvad kõik praegu. Ma näitan. Kes see nutab seal akna taga? Kes need on seal? Oodake, emme kohe lõpetab. Siis saate sisse. Appiku lahe, siin on igasuguseid asju ju. See on see inhalaator. Inhalaator on või? Okei, suht mark, ma ei tea. No see on see, kust tuleb seda auru välja. Keegi võib aidata mind siis. See on selle jaoks, et kui lapsel on nagu hingamisteed kinni või ta on haige, et siis antakse seda nagu seda auru, mis nagu paremaks teeb. On see inhalaator või? Mina ja raseda ju. On ju inhalaator. Kutsutakse seda ju. Raudselt on mingi teise nimega. Lahe. Siin on 2 tükki. Ja siin on mingi selline suur voolik ka lihtsalt nagu, kus lihtsalt saad aurutada. See on endale ka jumala hea. Siin on siis kotike kaasas, et saad kaasa võtta, mis on väga tore. Ja võtame selle suure asjanduse siis ka välja. Äge. Nii lahe. Aitäh teile. Ma olen hea sõbranna ka mingi nädal aega on möödas, on ju, ma pole isegi kingitusi lahti teinud. Aga selline näeb pealt siis välja. Siin on selline nupp. Siia paned arvatavasti selle vooliku sisse ja voila. Nii äge, nii vajalik asi. Aitäh sõbrannad, et te teate, mida mulle kinkida. Sest enamus teist on juba imed ka, nii et aitäh. Aitäh, nii armas. Istume maha. Igal juhul täna on siis 1. juuni ja täna on siis lastekaitsepäev. Ja täna on mul selline väike pidu nagu beebipidu. Et ma olen siin Elvas endal maal ja korraldasin sellise väikse istumise ja ma mõtlesin, et ma näitan ka, mis nagu täna siis toimub. Või mida me teeme ja vaatame, kui palju ma üldse filmida jõuan, sest suhteliselt kiire on. Aga jah, täna meil pidu. Täna on pidu on. Saad grillvorsti ja värki. On nii. Võt. Aga lähme siis. Kõik ootavad. Ja, tšau. Ikka mõtlete või? Jaa. Ega me ei pane mingi Peepe ja mingi Tuute, me peame mingi nimed. Tubli. Me näeme ikka vaeva sinu nimel. Jaa, me ikka valime siin pärast ei tea, Parem oleks. Mõni kattub ka. Oleks nagu aeg lapsele nimi valida. Ahto.
Ohtu. Vaiko. Jevgeni. Ei no, Jaan tundub, et lapsele ei tule nime või? Veel ei tule. Ei tule või? Ma söön ära, siis tulevad jäätmed. Parem oled. Ära vahetamas läksin sinna ise mõtlen, nii Maret, ära nüüd pilti kotti viska, vaata. peale Sandrat oli nagu suht kui töös ja arvasin, siis hommikul kui me perepalatis, ma juba läksin duši alla vaata. Mul on eluaeg nii, ma olen serva kui magus. Aga minul näiteks oli see, ma ei olnud varem kohvi, siis ma hakkasin jõhkralt kohvi. Nagu jõhkralt tisun ja... Ma sügavalt magab. Nii armas. Üle 1 tassi vist ei soovitud. Noh, Maret, pissile või? Jah, me joon pissile. Lähme siis. Aga ma tahtsin tänada, et te vaatasite seda videot ja ma loodan, et teile meeldis ja oli põnev vaadata, sest mulle väga meeldib selliseid videosid endale vaadata. Aga ärge unustage subscribe ida ja like ida ja loodetavasti kohtume siis juba järgmises videos. Nii et tšau! Oota, kas te tahate koeri ka näha või? Oi, on nii pikad küüned. Oi, te olete rasked, teate seda või? Ma pean vist harjutama. Laps on sama raske varsti. Lõpeta. Jumala eest, et lapsed ei laku nägu. No. Nad ilastavad. Ei ilasta mu peale, Kiku. Uno. Tšau. Okei, järgmised aitab. Sannu, tule siia. Sannu tuleb siia. Bibi tuleb ka siia. Tubli tüdruk. Appi, veel raskemad. Kes see on seal? Kus sa käinud oled? Muru on põlle peal. Tšau! Tšau! Nii, väiksed haisukotid, minge. Raske on, ma pean trenni tegema. Aga jah, siis kohtume järgmisel korral ja tšau!